Tere taas tulemast Hortonu ja Aiapäeviku kanalisse. Täna ma hakkan kartulit panema ja tegelikult mul ei olnud üldse plaanis seda ka videona näidata, kuna see on tegelikult kõige lihtsam asi ja te saate kohe ise ka vaadata, et see on kõige lihtsam asi, mida teha. Aga üks teine inimene kirjutas mulle Facebooki Hortonu ja Aiapäeviku kanali kaudu ja palus, et ma natukene räägiksin sellest kartulikasvatusest, et muidugi siin linnas, eks ole, meil on siin väike aiakene, vähe ruumi siis siin, sest kartuli mahapanekust ja kartuli kasvatamisest me kindlasti rääkida ei saa, aga selliseid omaalgatuslikult idudega kartuleid, neid me saame ju maha istutada ja siit saab tegelikult seda esimest magusat pisikest kartulit, mis meile ju kõik väga seostub mingisuguste väga positiivsete mälestustega, kas lapsepõlvest või kusagilt ja no ka päris raske on tegelikult nendest lettidest üsna pea mööda jalutada, kus seda pisikest kartulit ka juba pakutakse. Need siin kindlasti ei ole nüüd mingisugused varalised sordid, et neid saab muidugi ka sordiseemnena osta. Neid on absoluutselt igal pool praegu saada. Ja need on ilmselt kas keskvalmi või isegi hiline kartul. Et see on poekartul, mida ma olen ostnud oma toidu valmistamiseks ja siin on täpselt selline 3 supi jagu kartulit ja neid jäid mul kraanikausi kappi seisma. Sellepärast mul vahepeal vend tõi mulle mahekartulit, mis oli kindlasti palju parem. Et siis tarbisin seda ja no siis sinna need ununesid mul kappi. Ja ma arvan, et ma avastasin nad taas ikkagi väga õigel ajal, sest nad just olid ka omal algatusel juba väga ilusad idud endale külge kasvatanud ja nüüd nad veel siin paar päeva olid ka mul kasvuhoones, nii et nad ongi sellises õiges oma tipus, et nad maha istutada. Ma istutan nad siia ühte väiksesse peendrasse, mis tegelikult pidi jääma mul juba täitsa kaevamisvabaks, aga kuna meil on siin aias siniliiliad, mis mulle muide väga meeldivad, nad on hirmus ilusad, nad on muru sees, aga kuna ma muru arvelt ka oma aiamaad suurendan, siis neid ikka jääb siia, siis ma iga kevad jälle rohin neid välja, et nad on toredad, need siin on jälle üks jäänud, aga ma ei saa kätte neid kunagi tervenisti, et siis ma ikkagi kaevasin siin ja siis selle kaevamise käigus ka ma segasin sisse selle komposti, koduse komposti, mis muidu oli mul multšina siia peale pandud. Ja ega selle koduse kompostiga ka, no võiks nagu rahulikult võtta selles mõttes, et temaga ka kindlasti ei tasu üle pingutada. Et nüüd ka, kui me selle kartuli maha panema siia õukse kihi seda multsikest jälle peale, et siin mingisugused lendavad seemned ei hakkaks idanema. Ja peale kartulit jääb maa jälle hästi hea puhas, nii et ma ei tea, kui mul see aedmaasika kasvatamine meeldima hakkab, siis see on ideaalne maa, kuhu sügisel siis aedmaasikat jällegi kasvama panna. Nii, kuna me siin istutame kartuleid maha, mitte ei pane neid maha, eks ole, siis kõigepealt on nad vaja siis siia niimoodi ära jaotada. Et see on tegelikult täiesti, ma natuke hakkan siin sättima, täiesti suvaline mugulatarv. Et tegelikult on see mõnes mõttes vigade parandus ja toiduks neid enam tarvitada ei kõlba. Ma panen nad siia maleruudus. Ja kui ma nad ära viskaksin, siis minu kompostihunnikus hakkaksid nad täpselt seda sama asja tegema, nad hakkaksid kasvama. Ja kui ma hakkaksin sügisel komposti sõeluma, siis ma saaksin sealt ikkagi neid kartuleid. Aga peendrast on ju mugavam neid võtta. Nii et selles mõttes on see ka mitte raiskamise nagu vigade parandus natukene, siit tuleb juba küüslaugu, peenar tuleb juba vastu. Nii et ma arvan, et selline, mul on hästi väike käsi, et umbes selline vahekaugus on neile okei ja mitte midagi keerulist ei ole, et ma ei hakka seda maad nagu läbi kaevama, seda tegelikult ei ole absoluutselt vaja teha, aga kuna ma siin rohisin seda siniliiliat välja, siis see ülemine keht, ma arvan kuskil 10 sentimeetrit on juba kobedaks tehtud ja ma ei pane seda kartulit mingi eriti sügavale, vaid ma panen ta, igal pool tulevad ihmaussid vastu, ma panen ta nii sügavale, kui jäme ta ise on. Nii, ja laotasin nad siia selle väikse peendra peale ühtlaselt ära sellepärast, et kui ma nüüd siia mulda pistan, siis ma ei tea ju, kuhu ma eelmise panin ja kindlasti ei ole mõtet neid väga üksteise otsa kasvama panna. Ta tahab ikkagi natuke ruumi ka saada. Ja kartul, tema siis teeb need uued mugulad, mida me siis sööma hakkame, teeb siia selle mugula nagu kas kõrvale ja peale. Nii et alla midagi ei kasva ja siis see sama kartul, mille me nüüd siin maha pistame, mis niikuinii enam
söögiks kõlbulik ei ole, tema lihtsalt kõduneb siin ära. Ja nii lihtne see asi ongi. Nii, ja veel viimased 2 tükki. Kas nad ei ole tegelikult ilusad? Jube armsad on tegelikult need idud. Täitsa huvitav, peaaegu kahju seda siia maha panna. Nii, ja viimane. Ja kuna ma tegelikult ju ei tea, kus nad nüüd on, eks ole, siis ma tõmban endale siia, teen ka vao ette, et siia ülejäänud maa peale ma ilmselt panen varajast porgandit ja mul on need pastinaagid siin eelmisest aastast jätsin maha. Ta on 2-aastane taim, nüüd teisel aastal ta teeb seemet, siis ma saan siit seemet võtta, et see on üks pastinaak, mille sorti ma ei tea. Aga tema ots on nagu tõmbim ja mul on nagu tunne, et tal on rohkem seda juureosa, mis mulle väga meeldib. Nii. Ja kuna ta on need kartulid on nüüd suhteliselt madalal istutatud, siis et seda muldamise efekti saada, siis ma vahepeal vaatan üle ja panen siia siis sellist komposti või midagi peale. Mul on selline kobuaia kompost, mis ei ole lõpuni lagunenud, et siin on rohkem nagu lehti ja oksakesi. Ta ei ole ka nii rammus. Aga praegu ma panen sellise õhukese kihi, 2 sentimeetrise, mis siis lihtsalt tegelikult tõrjub seda, et mingisugused seemneumbrahud hakkaksid siin idanema, sest no rohida ma küll ei viitsi ja mul ei ole absoluutselt soovi seda teha. Et kõik arvavad, et ma teen kogu aeg aias tööd, siis teate, enamus ajast ma jalutan aias kohvitassiga ringi ja naudin kõike seda ilu, mis siin on ja ma tegin eile just oma kiigu ka korda. Nii et see on nii kena, et te nii arvate, et ma teen kogu aeg tööd aias. Enamus ajast ma lihtsalt naudin elu. Võib-olla ma ei oleks pidanud seda ütlema, aga no nii on lihtsalt. Kui targalt toimetada, siis tegelikult mingisugusest suurest töö tegemisest me siin küll rääkida ei saa. Nii, ega midagi ei olegi. Lihtsalt õhuge kiht peale praegu, et kompostiga ei ole mõtet üle pingutada. Ja see natukene märgib mul ära ka, et siin on kartul maas ja ülejäänud peendrajupp ka, mis sai siniliiliatest tühjaks rohitud, et see on veel vaba. Nii. Ja nii ongi. See on selline 5-6 minutit kõige rohkem, aga peagi saan ma siis sellist mõnusat värsket kartulit nautida. Vaatan ka, selline väike loom tuli ka koos kompostiga kaasa. Ta on üle keskmise nüüd häiritud, aga et sa oled 100-jalgne. Jah, vist oled. Olgu, mine nüüd. Mine maha. Sul on kindlasti kella peale mine kuskil, eks ju. Oo jaa, et siin on veel mingi loom. Tea, mis loom see on. Kunagi ma teadsin täpselt, kes on kes, aga mingisugusest mugavusest ma olen nüüd ära unustanud, aga kõik, kes ei ole naksulase vassed, on üldjuhul siin väga oodatud ja tere tulnud, nii et toimetage teiega rõõmsalt edasi ja loodame, et saame peagi kartulit võtta.